Need kaadrid on filmitud täna öösel Tallinnas inimeste poolt, kes tänavatel ringi jooksnud hobuseid kohtasid. Videod on üles pandud YouTube'i internetikeskkonda. Saadeti siis politseipatrullid neid hobuseid otsima sinna, et kus nad siis on ja asjaolusid ka täpsustama, et mismoodi nad siis sinna välja ikkagi pääsesid. Mis lõpuks välja tuli siis, kuidas nad pääsesid välja? No ikka inimese abiga. Kogu juhtumit nägi pealt hipodroomi töötaja Jevgeni Ivanov. Tema sõnul tuli tallide juurde mees, kes need avas ja hobused välja ajas. Ivanovi arvates võis tegu olla lähedal asuva psühhiaatri haigla patsiendiga. Обнаружил, что какой-то мужчина возле конюшни моего соседа пытается из загона выгнать лошадей. Когда я подошел и начал спрашивать у него, что он здесь делает, он на меня набросился и пытался меня испугать. И тогда я увидел, что по мере МЦТ в сторону Палдиски-Манта бегут 5-6 лошадей. И мне было важнее пойти постараться поймать этих лошадей, чтобы они не попали на дорогу. Isik, kes nad siis välja lasi, peeti ka mingi 1,5 tundi hiljem ka kinni ja toimetati politseiosakonda. Ja mis tast edasi sai? Praegu olles temaga siin natukene tegeletakse, aga ta üldiselt anti arstide hoole alla. Kas oli põhjust arvata, et inimene ei ole stabiilne? Politseinik pole arst, politsei ei saa sellist asja täpselt öelda, aga jah, kahtlus oli ja kiirabile ta üle anti ja meedikutega edasi tegelevad praegusel hetkel. Lahti pääsenud võistlustraavlid hirmutasid tänavatel ringi kapates inimesi, noored täkkud läksid aga omavahel kaklema. 3-aastane täkk Gordon sai kakluses nii rängalt kannatada, et loomaarstid kahtlustavad tal lõualuu murdu. Pea kõik hobused said vigastada, pääses vaid üks varsaga mära. No mõni võib-olla üldse elus ei hakka jooksma, sest ta peab jooksma nagu puhast traavi. Ja kui on mingi just jalgades ja puusas on viga sees, et siis vast ei tule enam võistlushobust. Aga mis neist edasi saab, et lähevad nad toiduks või lähevad nad lemmikloomadeks kuskil tallu? No kuidas paraneb, võib-olla ratshobuseks või lemmikhobuseks või kus. Ja nagu Aili ütles kellele, et võib-olla on lõualuu katki, sellega pole teha midagi, seda ei parane. Eks nad on lüüa saanud kõik jooksnud, kes kanged ja ühel isegi kahtlustan luumurdu, nähtavasti lõualuud on segamini, sest suud lahti teha ta ei saa, aga seda saab öelda alles peale seda, kui röntgenpildi teeme. Et ühe hullu pärast jama kui palju? Jah, jama kui palju. See hobune, kes nüüd vigistas silmnähtavalt, et mis tal viga võib olla? Arvata võib, et tal on lihased. Lihased on nii valusad, sest nad tundub, et nad on öösel jooksnud ikka päris korralikult mööda linna ringi. Pilt on ühesõnaga päris katastrofaalne. Hobuste omaniku Ülo Kiisi sõnul on talle ja loomadele tekitatud kahju kohutav. Näete, praegu lonkavad, mõne päeva pärast näeb, mis esimene päev ei näita midagi. Praegu veel nad ei ole maha jahtunud, jahtuvad täielikult maha, siis alles näeb, mis nad on. No see hobune ka nüüd praegu silm nähtavalt higistab, et mida see võib tähendada? No lonkab jah, ta on saanud siia piha peale kõva paugu. Aga kus kohas need paugud tulid? No teiselt hobuselt.